Juss aitab rasvatihast. Juss, lähme vaatame, kas postkastis on mõni huvitav ajakiri. Aga siin on ju hoopis Tihane. Siuts, mu nimi on ikka Rasvatihane. Väga tore, meie oleme Jass ja Juss. Miks sa meie postkastis olid, Rasvatihane? Ma otsin kevadeks endale pesa jaoks sobivat kohta, Siuts, aga siin ei ole sobivat puuõnd. Mis oleks, kui me teeksime sulle ise õige pesakasti? Meie isa oskab küll. Siuts, see on väga tore. Aga missugune on üks õige pesakast? See on väga lihtne, las ma siutsun. Võta mõned umbes 2 sentimeetri paksused lauad ja hakka pihta. Kõigepealt on majale vaja 4 seina kõrgusega 30 sentimeetrit. Seinad lähevad ümber ruudukujulise põhja, mille külje pikkus on 12 sentimeetrit. Siuts! Esimeses küljes on üleval auk, mille läbimõõt on 3–4 sentimeetrit. Auk võib olla ümmargune või kandiline, kaugusega 5 sentimeetrit esikülje ülaservast. Ja kõige peale pane äravõetav katus, mis ulatub üle pesakasti äärte. Katust hoidku paigal katuseklots, mis tihedalt seinte vahele läheb. Aga miks peab katus äravõetav olema? Jass, Rasvatihane ehitab iga kord endale uue pesa, kuni pesakast täis saab. Ja sellepärast võta sügisel pesakastilt katus ja viska vana pesa ära, pärast pese käed hoolsalt. Las katus olla esiseinast 5 sentimeetrit üle. Siuts! Kas vihma eest kaitseks? Seda ka, aga selline katus kaitseb meid pesaröövlite eest. Siuts! Hea on lisada ka plekk sissepääsu ümber, see hoiab rähnid meist eemale. Ja pea meeles, pesaugu ette ei tohi istepulka panna. Siuts! Selle abil võivad röövlid pesasse jõuda. Kui pesakast valmis, pane see traadi abil puu otsa 2–3 meetri kõrgusele. Vaata ka, et pesa jääks natuke ettepoole kaldu, siis saavad pojad õigel ajal pesast välja. Ja ongi korras. Kuidas see pesakast sulle meeldib, Rasvatihane? Oi, see on suurepärane. Kohe lendan ja imetlen seda lähemalt. Mis me nüüd teeme, Juss? Poisid, vaadake, kui palju linde siin on. Siuts, mis oleks, kui teeksite neile toidumaja? Teeme jah, aga kas keegi teab, miks raadios räägiti, et linde ei tohi talvel toita? Toita ei tohiks veelinde, näiteks luiki ja sinikaelparte. Nemad lahkuvad alles veekogude külmumisel. Seni suudavad nad ise toitu leida. Kui neid sügis-talvel toita, siis ei viitsi nad talvitusaladele lennata ja jäävad siia. Aga suurte külmade korral võivad nad toitmisest hoolimata jääda nälga või isegi jäälõksu. Aias ja metsas elavad linnukesed oskavad endale ise süüa leida. Kui meid toidate, siis aitate meil talve kergemini üle elada. Ka plastpudelist saab lindudele majakese teha. Aga suur tuul võib selle ära viia. Siuts! Sellepärast teeme toidumaja parem puidust. Võtame ruudukujulise põhja, küljepikkusega umbes 20 sentimeetrit. Väikeste pulkade abil kinnitame sellele katuse, mis kaitseb toitu vihma ja lume eest. Katus olgu 15 sentimeetri kõrgusel ja ulatugu üle äärte, et toitu vihma eest kaitsta. Põhjale kinnitame servad, mis hoiavad toitu kinni. Nurkadesse jätame vee äravoolu jaoks avad. Ja nüüd leiame toidumaja jaoks turvalise koha. Lähedal võiks olla mõned puud ja põõsad, kuhu linnukesed varjule saaks lennata. Siuts! Koht peaks olema avatud, et linnud saaksid vaelas varakul märgata ja põgeneda. Kui linnumaja on posti otsas, siis kassides kaitseb lindusi allapoole avanev lestrikujuline plastist või plekist krae. Ja ongi valmis. Mis toitu me siia paneme? Võime panna igasuguseid seemneid, millel ei ole soola lisatud. Aga täna paneme päevalille seemneid ja riputame pekitüki ka. Mis nali see nüüd on? Kes siis pekki sööb? Paljud linnud söövad talvel pekki. Pekitükk on kindel suutäis ka sellel päeval, kui sa ei saa meile lisatoitu tuua. Niimoodi on lindudel kogu aeg midagi süüa. Siuts!
tuleb vaid vaadata, et pekitükk saaks tugeva traadiga kinnitatud, siis ei saa harakad ja hakid seda kaasa viia. Aga mis siis saab, kui te linna lähete? Kes siis linnukesi toidab? Siuts! Õige jah, kui sügisel lindude toitmisega alustada, siis tuleb neid toita kuni kevadeni, iga päev samal ajal. Võib-olla räägime naabri Kaiaga, äkki tema saab siin iga päev käia. Räägime jah, kindlasti meeldib talle linnukesi toita ja neid niisamagi vaadata. Rasvatihane, Kaia ütles, et sa oled meie aastalind. Palun, kas sa räägiksid lastele natuke endast? Muidugi, hea meelega. Ma olen Eestis väga tavaline lind. Siuts, kohtad meid nii aias kui metsas. Mul on must pea ning suur valge põselaik. Kollase kõhu peal jookseb mulla ka must triip, mis isaslinnul lai, emmaslinnul kitsas ja tihti lausa katkeline. Minu laulu kuuled kevad-talvest alates. Kuula! Seda sa võib-olla ei teadnud, et paljud rasvatihased lendavad talveks lõuna poole, aga nende asemele tulevad põhjast ja kirdest teised rasvatihased talvitama. Siuts, oma pesad ehitame puuõnde, aga mõnikord lausa lahti jäetud postkasti. Siuts, meil on 6–13 poega, kes lahkuvad pesast 3. elunädalal. Loodusest tuleb mul karta raudkulli ja värbkakku, aga ka oravat, nugist ja rähni. Minu eluiga on 3 aasta ringis, mõned meist elavad lausa 15 aasta vanuseks. Siuts, sa saad rasvatihaseid aidata, kui meile pesakaste teed ja talvel toidad. Eriti maitsevad meile päevaliseemned ja pekitükid. Siuts! Üle korduks muinasjutt sai läbi.